Margo just helistas mulle, et siin on vaja siiber kinni panna. Oi kui ilus. Natuke jätan. Vot selline ma näen välja siis, kui ma pole veel minut aega ka üleval olnud. Kiiresti kohvi kodus. Ärkan ma sellepärast, et Janet on täna tööl ja no väga inetu on magada, kui teine inimene juba tööd teeb. Viimaseid päevi käivad päkapikud ka. Ma ei tea, miks nad täna siia käisid. Meil on muidu spetsiaalne päkapiku koht, aga no okei. Võt ma tegin nüüd Sädele ja Malipole sellise vutimunaga hommikusöögi. Ma arvan, et nad võiksid mind armastada. No nii, tupsud, sedasi on ja palun. Oi, vaatame, kas nad söövad muna. Muna peaks iseenesest, näe, läheb väga hästi, läheb. Oi, selline piduroog, mida nad ei söö eeldatavasti, kuigi Malibu söö isegi selle rohelise ära. Hakkasime siin Margoga jõulumenüüd ja asju kokku panema, ta läks Tallinnasse ja unustasin oma jänkud ära. No, lasen teid välja, kullakesed. Lasen siit suurest praegu. Saan teie puuri ka puhastada natuke. Tere hommikust, linnukesed. Või noh, vabandust, jänkukesed. Nii, tulge nosima. Nii, oota, ma katsun. Kas on paksuke? Kas sa oled kuidagi paksem kui teine? Nii. Ei ole. Okei, mõlemad on paksud, nii et ei, see eelne hirm, et äkki keegi juba on beebioteli. Ei vasta tõele, aga nüüd on muidugi pühad ja ma pean minema nendega siis loomaarstile nüüd kiiresti. Enne aastavahetust on keeruline, sest me lähme reisile. Ma pean ju neid pärast natuke totutama. Ärge siis veel suguküpseks saage, palun. Sel ajal, kui jänkud nosivad rohelist, siis Säde, mis sina nosid? Säde, mis sa nosid? Ma loodan, et mitte sitta. Oi, puur on ka vaja korda teha. Julm, kus aeg jookseb, kell on juba 11, ma ei tea, 2 tundi on täiesti kuskile kadunud. Et mis mu tänane plaan siis üldse on? Täna tuleb see kaminasaal korda teha, siia tuleb pikk laud, aga selle pika laua jaoks ma pean ootama, kui Margo linnast tagasi tuleb, sellepärast et see on see jõhkralt raske laud, mida ainult mehed jaksavad tõsta. Ja siis mul on vaja panna kardinad sinna ette. Ja siis on mul vaja hakata lauda katma. Ja no siis mul on vaja koristada ja siis on mul vaja pakkida. Ja siis on mul vaja hakata süüa tegema. Ma lubasin Margole, et ma aitan tal teha 1 miljoni jõulurooga, mis me lauale tahame panna. Ja ühesõnaga täna ma juba tean, et päev saab liiga ruttu otsa. Ma tahan niimoodi, et mul oleks homseks põhimõtteliselt nagu maksimaalselt kõik tehtud. Et kui külalised tulevad juba päeval, siis ma olen nagu rahulik, chill, et mul ei ole seda tunnet, et oh my god, ma ei jõua. Mida rohkem ma täna teen, kas või teen poole ööni, siis magan hommikul ennast korralikult välja ja naudin homset päevast. Ma tõesti tahan väga nautida. No tšau! Janet tuli ka veel viimaseid pühadeelseid kokkuvõtteid tegema täpselt. Ju, lähme viime tibudele süüa. Eile oli uudis, et Järvamaal siit mitte väga kaugelt avastati ühest kanalast linnugripp. Ma kohe uurisin Virge käest, et ega see jumala eest ei olnud see kanala, kus me käisime tigusid vaatamas, sest me käisime seal täitsa kanalas sees ja see levibki niimoodi, et jalgadega veetakse, aga õnneks mitte. Aga ühesõnaga tuleb olla väga ettevaatlik. Toitu ja vett ei tohi jätta õue. Nad ise võivad käia õues, kui neil ei ole nagu otseselt kokkupuudet mingi veelinnuga. Noh, seda on muidugi, nad võivad üle ka lennata alati. Aga noh, loodame, et pääseme sellest asjast, aga ütleme siis nii, et võõraid inimesi ei saa lasta praegu kanalasse ja ma ei saa neid lasta ka väga palju ringi. No tere hommikust, tupsud! Mis te kaklete siin? Näete, palun, tõin teile süüa. Jagage,
sõbralikult, jagage sõbralikult. Nunnud. Kes tahab, saab õue ka, eks ole. Aga vaadake, et haigeks keegi ei jää. Ja kuulge, vaadake. Elisabeth on meil püsti, ei haudu. Tere, kullakene, tulemast jälle kanade hulka. Palun hakake munema. Ootan munevaid kanu. Ja Villu, kallis, kuidas sinul läheb? Kuidas sinu tervis? Kas on hea kanalas? Kas perekonnaga koos taastub tervis kiiremini? Või tahad uuesti oma villasse? Elisabeth, sa tõesti rõõmustad mind. Nii tubli oled. Bruno küll ahistab sind, ma saan aru, aga nii hea, et sinust on jälle päris kana saanud. Küll sa kunagi saad haududa. Ma kunagi luban sul haududa päriselt. Ja kogu selle sebimise juures on juhtunud selline asi, et me oleme jõulupakke jõudnud valmis teha, mis ma tahtsin anda meie toredatele töötajatele, aga ma tean, et alati rõõmustab lihtsalt hea vein. Meie enda jõululauale lähevad need 2 mulli. Üks on siis Murimäe pohl, mis on lihtsalt nii hea vein. Ja teine on Epagüdonia, mis on ka minu üks suur lemmik, mis sobib imehästi seapraega. Meil on seapraad. Seda ma võin küll öelda, et selle vlogmassi tõttu, see, et sa kogu aeg nagu tegeled, mõtled, et mida filmida või mida mitte filmida, siis nagu see minu tavaelu on ikka väga-väga nagu pea peale pööratud. Ma ei jõua nii palju planeerida. Ma ei jõua nagu, nii-öelda nagu sellist by the book, mis ma olen ise hommikul välja mõelnud, selle järgi toimetada. Aga vähemalt ma loodan, et teil on olnud lõbus. No siin osakonnas on ka juba keegi vaikselt üles ärganud, Siilike just nimelt. Ja Kiisu magab minu täiesti tutika puhta voodipesu peal. Okei, kullake, ma panen siia mingi katte. Nojah. Kiusa Kiisu. Ta on nii armas. Ta on nii nunnu. Ta oli magas minu voodi, täna ma tõstsin Marju omale. No vaata seda paksukest. Ja tšau. Oi, kui mõnus ja oi. No kas ei ole mõnus, Kiisu? Oi. Nii, kiirkingitus jõuludeks, palun teie veinid. Nii, ma kohe räägin ka. Kuna need on meie enda jõuluveinid ka, siis ma saan kohe ära rääkida, et mida me pakume. Nii, juba käinud läbi palukas ehk siis Murimäe pohlavein, mega mõnus, mega selline väikene jääksuhkur, väga hästi sobib, et saad pakkuda ka nii-öelda emale, vanaemale, kellele väga meeldib. Nii, siis Uuesaaluse veinitalu Epagüdonia, see on väga hea match seapraega, kui sa pakud seapraadi, on ju. Ja Miinamai on siis selline mõnus punane vein. Ikka tead, talvisel ajal punane vein, et kui sul on mingi loomaliha või midagi sellist, siis see sobib ideaalselt. Nii et ilusat maiustamist. Ja ega siis kingitusi ei saa niisama. Selle eest teeb Janet meile siis, ta on meil toitumisnõustaja Janet, teeb siis meie loosipakki oma kuulsa hummuse koos näkileivaga. Nii et see on üks väga hea asi jälle, mida ma ise tahaksin. Ja minul võib seda sünnipäevaks teha. Seemne näkileib toortähtra jahust. Jah, väga tore. Oluline komponent. Väga tore. Tahaks hirmsasti jõulutoimetusi teha, aga veel on mingisugused viimased asjad, mis vaja ära teha. Aga vähemalt on hea meel tõdeda, et järgmiseks jaanuariks on meil päringuid. Ehk siis kõik minu jõulusoovid on täitunud. Õues sajab õrnalt helbeid. Väga õrnalt. Ja kõik on terved. Aga suures isegi sajab, Ja mul on kingid olemas. Ja mis sa veel tahad? Abikaasa tuli koju, suudles kuumalt. Kõik on hästi. Siin on linnukeste jõulu. Pane see sinna teiste juurde. See? Sinna, kus need pakid on. Või need kallid sahvrid riiuli peal. Ja, nüüd läks ju külmaks, siis on hea panna õunapuu otsa. Need on nagu jõulukuulid.
ja siin on ka üks väga salajane meisterdamine. Okei, see on kõige koledam pakk, mida sa saad näidata. Palun näita neid. Mari on väga uhke oma pakkimiste üle. Võta, ma näitan ühte veel. Need on tõesti, need on kunstiteosed. Issand. Oota, see kukku. Näete, ja veel selline ka komplektis. Oh my god. No see on ilus. Mari, sa oled kõiges, mis sa teed, kõige osavam. Kus sina tuled ka pakkima? Pakin täna. Ma ei tea, mitmendat korda ma ütlen seda, aga meil on nüüd, Mari, viimane Paides käik ja viimane shopping. Hakkasime sõitma ja väike pakike on auto peal. Paide Heaolu stuudiost saame ühe loosi kingi. Kui ilus siin on, vaatage minnu. Anita! Tšau! Nii, meie pealt ka väike jõulu. Seda ma tean, et veinid sulle meeldivad. Aitäh, nii armas, nii armas. See on ikka täielik jõulukas. Jaa, väga mõnus, väga ilus ka. Väga armas. Paneme selle kinni ära või? Tahad ise kinni panna? Ei taha. 25. loosime välja. Väga tore. Nii. Ja nüüd lähme palun valime selle Merju kingitusega välja. Et lisaks sellele, et siin on see Heaolu stuudio, siis on siin kõrval kohe üks väga armas, kuidas ma ütlen selle kohta? Ei, käsitööpood. Bibi stuudio. Minu Bibi. Minu Bibi, jah. Ja siit ma ostan Merjule jõulukingituse. Vaata, mis ma leidsin. Minu nimeline ja ma saan aru, et minule. Jaa, sulle tehti. Loomulikult ma võtan kaasa. Sinna peame See matchib meie jõuludega ka. Võta välja. See on täiega meie jõuluse. No aitäh, väga armas. Kaks padroni veel palun. Jõuludeks ei taha võtta või? Maksa ära. Ei, jõuludeks ma ei taha. Aastavahetuseks ma tellisin ka teile. Aga neid ka ei taha veel. Särakindlaid. Nii, vastutustundlikud. Jah. Süütajat on või? Ei, mul ongi täpselt. Kas selle saad ise või? Ela. Jacksima saa kätte. Ei saa või? Vastame nüüd. Tikke tahad või? Kas seda ei taha või? See on norm. No, võta see. Kelle sa põlema? Ma olen aasta ema. Poisid, kuulake. Nii, kuula. Äärmiselt vastutustundlikult, on ju? Nagu emme oleks kõrval. Mis sul küsiti? Nii, aga siis, kas ma olen 18 täis. Oh my god. Viimane magasini suts. I love magasin. Mis meil vaja on siis? Kuule. Veel nii punaseid jõulukuule ja valgeid pikki küünlaid. Võtame veel küünlaid, ma arvan. Sul oli Tulesid ka vaja. jõulutulesid. Mul on vaja hästi palju küünlaid. Aknalaudadele, et igal pool meil on oleks. neid, mul on olemas. Okei. Tegin magasini tühjaks nendest. Oh my god, Kerli saatis mulle pilte. Sinust või? Jaa, need, mis me tegime. Oh my god, kui ilus. Kui ilus. Nii äge valgus kõik see taga. Vaadake nüüd seda vahet. Sa näitad täiesti valesse kohe. Nagu nöörid on siin, need nöörid paned ise. Mina panen. Issand jumal. Ja tead, mulle meeldisid need veel. See on. Okei, tahaks, et oleks veel. Ma võtan siis kaks. Need on nii armsad. Kas siin oli pähklipurjad ka või? Ma ei ole vist kunagi nii tagasihoidliku korviga siit suutnud lahkuda. Me teeme edusamme. Me ei ole šopahoolikud. Kõik on äärmiselt vajalik. No mis siin toimub nüüd? Mis siin toimub? Peakokk on niimoodi pikali maas. Magad või? Mis juhtus? Kõige kibedamal töö ajal. Mul ei värk on kohe. Jaa. Tahaks otsalt, et sa aitaks kotid autost välja tõsta, sest et me ostsime mingid söögiasju, need on rasked. On ju, me oleme ikkagi mõlemad sul õrnakesed. Vaata, Grinch mängib.
noh, mis teil kellaaeg on? Teil on aega tund aega. Tohutud toimetused käivad, me ei ole mitte kuskile veel jõudnud. No mida jõuluid villi siin on? Te olete armsad. Oh, me ei ole... Kuhugi juhtud. Jah, ma juba ütlesin seda. Näete, minul juba paar on alustatud. Ei, see peab minu eest väritama. No, aga nunnud. No. Küll me jõuame. Me mõnuleme. Meie paar võtab ilmet. Meie isiklik punane vaip. Kui me poes mõtlesime, et kumb laudlina paremini sobib, kas oleks üleni roheline või punane, siis no mis sa praegu arvad, kui oleks selline roheline, siis see nõuaks mingi hästi palju kulda või see punane on nagu teistmoodi pidulik. Aga mulle veel kuusepuuga punane. Jah, ei väga äge on. Lähme nüüd mammuga otsima kuuseoksi. Loomulikult jätame kõik viimasele minutile, siis kui juba... Oh, ma ei näe, kui sa mulle silma lased. Peab valgused. Ühesõnaga, loodame, et tuleme elusad tagasi. Mulle meeldib, et me ikkagi jätame kõik tänased toimetused homse peale, siis on hea kindel öösel pimedas tegeleda sellise juraga. No nii, ajasime niisuguse metsatuppa. Aga, it's gonna be beautiful. Armastan seda segadust enne, kui kõik on lõpuks päris õige ja valmis. Sa teed? Olen mitte väga kaugel, et see pidu ära jätta, sest tuhe on nii sülmes. Nagu mida asja? Miks ma ei või seda panna lihtsalt ühte kohta niimoodi unnikusse? Ei pane. Wow. Kas teil on juba kergelt kopp ees, kaua võib siin sättida? Sa teed ära pesema? Ma pesengi. Vaadake mammu käekirja täitsa lõpp. Minu käekirja see on. No aga sina teed ju oma isikliku käega, see on käekiri, handwrite. Nii, mis kell on? Kell on 11:30 ja me olemegi valmis. Ja palun. Tadaa! Jep. Ma olen rahul. Süda on kohe rahul. Jõulutunne on südames. Kuuse all. Ja ma juba tean, et meil saab siin olema väga tore. Nii, aga teeme siis veel loosimise ja saame selle õhtu lõppenuks lugeda, sest oleme ausad, ma olen päris väsinud. Ja nagu ikka, õhtu jätkub koristamisega, sest kui siin toas on ilus, siis kõik teised ruumid on õudukad. Nii. Ja let's go. Kell on kohe 1. Ja finally ma lõpetasin selle toakese. On hästi keeruline tuba, sellepärast, et siin on suur sooja müür. Kasukas oli tõesti nagu sulle loodud. Sandra Marmor. Aitäh sulle. Äkki homme jõuluvana toob. Ja sinu loosinumber on siis 22. Ja homme on jõulud.